See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on eetris tagasi ja seekord on mulle taas appi tulnud Karl Salumäe Äripäevast. Ja meil on selline täna hästi näoga tarbija suunas saade, sellepärast, et me oleme käinud sõitmas autodega. Me oleme käinud sõitmas 3 Porsche GT3 911 GT3 autoga, Touring, tavaline ja täiesti uus SC Sport Cabriolet ehk nagu aru saate, lahtine GT3. Cayenne Electric, esmamuljed. Mina sain sellega kunagi sõita niimoodi, et mulle tehti sõitu, kui ta oli veel prototüüp Saksamaal ringrajal. Ja nüüd Karl käis Porsche Roadshow raames sellega natukene rohkem sai sõita. Ja siis, kuna sportautod on valikus ja kui sa ei suuda kõikide GT3-de vahelt valida pärast meie juttu, siis on võimalik, et sa hoopis tahad Lamborghini Temerariot, millega taaskord Karl on sõitnud ja kuhu Temerario üldse mahub tema sellises Lamborghinide, kas mõtleme top, Karl tegi tegelikult valmis edetabeli nendest Lamborghinidest, millega ta sõitnud on ja milline on siis maailma kõige parem Lamborghini tema arust. Aga alustame siis nendest samadest 9.1 GT3-dest. Millisega sa nüüd sõitsid ja kui suur on sinu GT3 kogemus? Ei ole üldse suur. Ma nüüd sõitsin neist 2. Oli siis, jällegi saab siin joonistada õhku jutumärke tavalise GT3-ga ja GT3 Touringuga. Enne seda ma olen 992 põlvkonna GT3-ga samuti sõitnud. Nii et need siis on need. No, Touring on põhimõtteliselt, ma saan aru, kas nad nüüd viimase versiooni puhul natuke muutsid vedrust, nagu seadeid ka mugavaks või vastupidi, et eelmine Touring oli palju mugavam. Lihtsalt sealt tagant on kadunud see kole tiib Touringul. Kas tal on midagi muud ka tavalise GT3-ga võrreldes? Ta on tavalise GT3-ga võrreldes. Jah, me kasutame sõna täna vist sul mitu korda. Jah, sinna tulevad tavalised Lamborghinid ka. Ta on hariliku GT3-ga võrreldes, ma ütleks selle ringrajasõidu kogemuse põhjal oluliselt pehmem. Et ta täitsa kohe niimoodi, ja ma ütlengi kohe niimoodi etteruttavalt ära, et GT3 Touring nendest autodest, millega me selle iseenesest Cayenne'i ürituse raames, aga saime natukene Audru ringrajal Hanereas sõita, tempo oli küll minu jaoks vähemalt selline taidlusgrupp, hõbelõng ja ülane, aga et nendest 4 autost see Touring oli kindlasti minu lemmik, et siis oli see harilik GT3, siis puuriga versioon, seda ju põhimõtteliselt võib võtta ka ilma tehasest. Ja siis oli uhiuus 911 Turbo, mis on siis nüüd hull võimas, sellega ei olnud ma samuti ennem sõitnud. Ja Turbo S või Turbo? Vaat hea küsimus, ma arvan, et see oli pigem Turbo S. Ja siis oli ka GTS, mis on siis tänapäeval samuti hübriid, et on siis selle Porsche e-hybrid süsteemiga. Aga GT3 Touring oli, ehk jah, nagu ma ütlesin, tempo oli niisugune mõõdukas, ega sellest autost nagu liiga head pilti ette ei saanud, aga ta oli ikkagi pehmem, ta oli selle võrra võib-olla ka nagu rohkem sellist tagasisidet andev, ta oli tajutavalt kerge auto, muidugi GT3 üldiselt ongi. Ja muidugi siis maasikas oli see vabalt hingav mootor, mis karjub 9000 pöördeni, et kogu see niisugune lineaarsus ja see crescendo, mis seal kõrgetel pööretel tuleb, see oli ikka väga nauditav, et selle 911 GT3-ga kindlasti tahaks veel sõita ja ma saan väga hästi aru sellest, miks Touring on autoajakirjanike suur lemmik. Absoluutselt, mina saan sellest ka aru, sest et kui mina oli nüüd õnn käia sõitmas siis selle uue Sport Cabrioletiga, SC, siis seal öeldigi, et kuna nad suutsid, sest kaalust kohe räägime, teha selle auto võimalikult kerge, mis tähendab seda, et sellel autol jäetigi Touringu seadistus. Et nad ei muutnud veermikus kuskil mitte midagi, hoolimata sellest, et see on Cabriolet. Nad ütlesid, et kaal on sama, sisuliselt, see on paarkümmend kilogrammi on vahet ja mitte midagi ei olnud vaja muuta. Ja nüüd ma saan aru, et sellepärast mulle, kui ma sügisel, ma sain põgusalt selle sama GT3-ga, tavalisega, millal see puur sees on sõita, küll selline Eesti sügis, pime, väga ma nagu ei nautinud seda, aga ma mäletan, kuidas see jättis mulle mulje, et see on selline hardcore, see on nagu see hardcore, et kui sa näed, kui palju tänaval sõidab neid GT3-esid, et nagu kuidas te viitsite
juhul, kui te käite muidugi ringrajal, siis okei, aga et noh, nagu daily või igapäevasõidukina tundus see olevat ikka see kivikolin ratta koobastes, kui ta võtab sult seda killustikku asfaldi pealt ja siuke nagu mürtsud, ma ei tea, võib-olla see on mul hiljem kuidagi, ma olen endale ise ette kujutanud, sellised mehaanilised kolksud ja mürtsud, nagu sa sõidakski võidusõiduautoga. Sina oled, sa ilmselt saad aru, mis ma mõtlen selle all, et see kõik on nagu nii toores, mitte üldse nagu Porsche 911, mis peaks olema selline maailma parim igapäeva sportauto. Ma ise kasutan GT3 puhul sõna raju. Jah, on selline, toores on ka hea niisugune iseloomustav sõna. Mis ma ennist jätsin ütlemata on see, et mis selle GT3 Touringu vedrustuse kuidagi siis toredamaks muutis, on see, et tõesti, et Audur ringrada on ka ringrada ja see on ikkagi nagu väga heas korras ja sile ja kõik, eks. Aga et see vedrustuse ikkagi märgatavalt suurem pehmus, ta on omamoodi tagasiside juhile. Et nii palju kiiresti me sõitsime nende autodega küll, et tajuda seda, et see kogu see 911 kaalu jaotus, eks ju, et siis ta tahab seda, et kurvi sisse keerates sa nagu natukene pikemalt, eks ju, siis trail break'id, eks ju, et see nina ikka keeraks sisse, kurvist välja tulles ka, et kui gaasi peale anda kõvasti, siis ennem hakkavad esirattad libisema, kui sa oled gaasiga progresseeruv, eks ju. Et nii palju me tundsime, aga et see 911 GT3 Touring oli ta lihtsalt andis sulle palju rohkem nagu tagasisidet, eks. Et ja siis selle võrra nagu rohkem kuidagi naudid seda, ma ei tea, seda mootori karakteristikat või midagi muud niisugust veel. GT3 tahaks siis, ilmselt ta oleks palju toredam auto, kui temaga siis saaks nii kiiresti sõita, kui ise oskad või julged. Aga samas jällegi tuleme siis tänavasõidu juurde, et seal ei ole üldse küsimust, et Touring on kindlasti mõnusam. Ja kui ette siis sealt GT3-st edasi tuleb ju GT3 RS, mida me ka tänavatel näeme. Jah, ja siis on sellest veel omakorda mingisugused Weissachi paketid, kus on nagu veel jäigemaks tehtud. Üks huvitav aspekt on see, et nüüd ka see GT3 Touring, kui ma sinna üritusele läksin ja neid autosid seal rivis seismas nägin, ma teadsin, et me saame nendega ka sõita, siis esimene asi oli see, et ma vaatasin just nimelt Touringusse sisse, et mis kastiga ta on. Et Touring on ju teadupärast see, mida saab ka käsikastiga. Oli PDK, mis ilmselt ma kujutan ette, et ongi see, mis valdav osa GT3 Touringu ostjatest ka valib endale. GT3-d on nii ehkna kõik PDK-ga, et väga huvitav oleks proovida ja kogeda seda, et kas mulle endale meeldib käsikast selle auto puhul rohkem või mitte. Et kuigi ma olen üldiselt selles leeris, et selliste hullvõimaste ja kiirete autode puhul see käsikast ei kipu olema nagu auto ülejäänud omadustega väga harmoonias enam, et see käsikast, ausalt öeldes nagu mõjub veidi nagu rudiment seal selles autos sees, siis Touringu puhul ma ei ole üldse nii kindel, et see nõndamoodi on, et tal on 510 hobujõudu, mis tänapäevases mõistes ei ole tegelikult väga palju. Ta ikka ei ole üldse palju. Turbo S, see uus Turbo S. Üle 711, jah. Et, ja tundus nagu täpselt selline auto, et mis ei ole veel nii kiire, et see käsikast kuidagi nii-öelda segaks mehe edenemist, eks. Et ja rääkimata sellest, et nagu siin on juttu olnud ka, et see Touring on kindlasti sellise tänavasõidu suunitlusega või vähemasti, et on tänavasõiduks tundub olevat väga-väga hea auto. Selle sport kabrioleti juurde minnes, siis sellel ongi olemas kõik need omadused, millest siin rääksid. Sport kabrioleti saab ainult manuaalkastiga. Võib-olla see küsimus seal esitad, miks nii, aga selline otsus tehti. Ja sport kabriolett tasub rõhutada, ei ole nagu nüüd mingi eriseeria auto selles mõttes, et toodetakse 2000 tükki, nagu oli näiteks ST, eks ju. Ei, see on täiesti tavaline lisandus nüüd sinna GT3 rivistusse. Isegi küsisin Porschest, et okei, ta on nüüd nii-öelda tavaseeria auto, aga et kas seda ma nüüd ikkagi osta saaks, kui mul oleks raha olemas, et seal on ka, et Porsche nagu päris Ferrari ei ole, et sa pead ostma nagu mingid autost ennem. Öeldi, et põhimõtteliselt jah, et seal piiranguks tuleb tootmismaht, lihtsalt nad ei jõua neid nii palju toota, et see aastas enam oma GT3 kabriot kätte ei saaks, aga järgmine aasta tõenäoliselt juba saaks. Nii et on täiesti tavaline Porsche nagu reamudel, aga jah, ainult manuaalkastiga. Siin on see, et võib-olla võib kuulajatel ära öelda, et tegelikult seda sama 911 SC sõitu pakuti mulle esimesena. Mul lihtsalt kuupäevad ei klappinud ja ma arvan, et kui muidu, tead, on juba elus üksjagu asju tehtud ka nende autodega, tulevad ja lähevad need reiside võimalused, et kuidagi süda nagu verd ei tilgu. Aga vaata see käsikasti kogemus selle autoga on ilmselt see, et
tahaks siis mingi hetk mõnda GT mudelit Porsche't siis käsikastiga proovida, kuidas sulle endale meeldis? No mulle ikka meeldis väga, kas või juba sellepärast, et ma ei ole väga tugev, kuna mul endal nagu ühelgi enda autol ei ole kunagi labasid olnud ja kui need proovisid autod on, et siis sa üritad mängida, aga nende selgeks saamine, manuaalkastiga saad eluaeg see käsi, jalg vajutab sidurit, käsi teeb seda, et see on nii selle sees, et isegi kui sa saad kätte selle 510 hobujõulise GT3, siis see liigutus on ikka sama, aga labadega see üles-alla vahetamine mul ei ole nii käpas, aga selles manuaaliga ma tundsin ennast ikka ja ta on üllatavalt lihtne. Jah, seal tuli mul paar tükki, ma isegi sain sellest video teha, sellest on autogeeniuses video ka üleval, mingi vaadake, et neid vigu tuleb selliselt just madalamatel käikudel, kus sa nagu liiga, saad aru, ta nagu jõngsatab, et sul see siduri lahti laskmine, käiguvahetus ei lähe väga täppi, on näha niisugune kergelt amatöörlik, aga kui ta läheb täppi, siis ta on ikkagi, ta on nii lihtne, see käigukast käis nii hästi, see sidur oli täiesti, kuidas ma ütlen, nagu tavaline. Ta ei olnud selline, et oi, võtab hästi ülevalt või hästi raske või midagi sellist. Kui sellel autol ülevalt võtaks, siis oleks ikka üks kuradi piin ka, ütleme ausalt. Just, et sellega pigem ma suretasin teda paar korda välja tagurdades, et ta tahtis, kuna ta tahab natuke rohkem pöördeid ja sa ei ole harjunud sellega, siis hästi lihtne lihtsalt välja suretada. Pöördeid klapitab ta ise alla vahetades? Klapitab, kui sa paned selle track režiimi peale. Muidu ei ole? Minu arust ei ole, jah. Okay. Et tal see autoblip funktsioon saab sisse välja lülitada, track režiimis ta toimis, aga niimoodi lihtsalt, kui sa manööverdad, esimese käiguga hakkad kuskilt hotellihoovist välja sõitma ja siis minu arust ta ei vaheta. Lahe, saab ise oma kannagaasi oskusi treenida. Ja siis sellest kaalust rääkides, et kui touring, ametlik, see on siis ilma juhita kaal, nagu nad kõik, selles rääkimis, kõik sportautod ju panevad tegelikult DIN-kaal, jah. Itaalased ütlevad ka ilma õli ja kõigi teiste vajalike vedeliketa. Täpselt nii, nagu auto sõidab tavaliselt. Jah, et ma ütlen, et kui ma enda kehakaalu ilma vere ja muu niisugust, päris hea number saaks näha. Jah, võtsin kõvasti alla, lasi 4 liitrit verd välja. Et touring on 1461, GT3 oli vist 1479 ja GT3 Cabrio 1497. Köömes, et täpselt seesama, et kas sõid kõva prae või ei söönud, et juba need asjad hakkavad mängima. Tuletame meelde, et Temerarial on Allegerita pakett, mis on siis, tähendab kergendatud ja see siis sellest reaalsuses umbes 1,9 tonnisest autost võtab maha 25 kilo. Titanist väljalase ja väljed ja muu niisugune. Need Porschel on ka neid lahendusi ja need paketid ei ole odavad. Need ei ole sellist, teen selle 1000 eurose kulu, et mul oleks, see on mõnikord 30 000 ja 50 000 ja Ferraril on see Assetto Fiorano ka selline. Eks seal muud tuleb ka juurde, aga jah, see kergus. Ja see kergus, muidugi, see on hea selline PR-argument, aga teine on muidugi see, et mis nad ütlesid ausalt, et miks seda oli vaja niimoodi rajult alla saada, et homologeeringu pärast, et sa ei pea hakka muud autot homologeerima, vaid see on põhimõtteliselt GT3 üks versioon, sest et ta mahub samasse kaaluvahemikku, mis on juba olemas. Ja kuidas see kaal siis maha saadi? Et sealt tuleb natukene selle auto hind. Kui GT3 hinnakirja järgi stardib kuskil 225 000, siis GT3 Cabrio stardib 292. Mis on natukene naljakast, kui ma vaatan siin, mul anti sellised nagu mängukaardid, kus on kõik need andmed peal pressimaterjalina, siis Saksamaal, siis vähemalt siin kaartide peal on seal see stardihind 269. Et meie hinnakirjas on ta millegipärast 25 000 võrra kallim. Käibeka vahe äkki protsent. Nii palju või? Ei kõla loogiliselt, aga samas jällegi ma ei tea, mis Saksamaal autode pealt on, eks ju, võib-olla on ka kohalikule tootjale mingi madalam käibeka määr või midagi niisugust. See on 292 000, mängisin konfiguraator, see on ka mingi selline street art pakett, mis on juba kifti mustriga istmed ja kõik selline erilist värvid. Ja sa oled ka Porsche konfiguraatorit kasutanud. Seal saab lõputult mingeid asju, et see GT3 Cabrio oli võimalik 350 000 ka ajada. Ja sealt veel natuke üle. Aga ma konfigureerisin nagu mõistlikult sellise, seda street art paketti ma ei tahakski. See on lihtsalt nii flashi, punased väljed ja tegid nagu normaalse ja tuli vist 315 000 umbes.
kui sa sellise hinnaga selle auto kätte saad, eks ju, et sa oled seal loote järjekorras ja niimoodi, siis ma arvan, et on hästi saadud. Ma arvan ka. Et et kui GT3 puhul, eks ju, mis ütlesid 225 000, palju õnne, kes saab selle uue auto sükse hinnaga kätte. Ja siis, aga see hind on selles mõttes põhjendatud. Tavaliselt on kabriod ongi kallimad, natuke tuleb seal tehniliselt keerukamalt teha, natuke on seal ilmselt ka seda luksusmaksu alati sees. Et sul on kabrio, maksad rohkem. Aga siin on näiteks see, et uksed ja esitiivad on ultrakerged ja võetud ST mudelilt. See, mida GT3-l on ainult kapott on karbonist, siis SC-l on uksed ja esitiivad. Siis pidurid on kohe selle sama hinna sees need kõige kallimad keraamilised, suured PCCB, mis hinnakirja järgi oli äkki kas 16 000 eurot, kui sa selle omale GT3-le tahad lisada. Siis oli magneesiumväljad, jällegi keskavaga magneesiumväljad, GT3-l on lisavarustuses 11 000, sellel oli standardis. Siis see kõik see, et need pidurid ja väljed, see võtab siis vedrustamata kaalust, nüüd, kas ta oli umbes väljed 9 ja pidurid 9 või see oli kokku, ühesõnaga, et päris korralik kaalusääst just selle pealt. Aga point ongi siin selles, et neil oli vaja selle auto kaal saada alla. Suur küsimus on muidugi see, et oli siis selle kabrio puhul mingisugust kerejäikuse vahet tunda ka? Tõmbasid mu mõnusast Yorki praegult. Nemad ütlesid, et ei ole. Insenerid ütlesid, et ei ole kerejäikusel vahet. Chris Harris ütles, et ka ei ole. Just, ja kui sa nüüd tahtsid teada, kas mina saaksin ka pekstes aru, kas kerejäikusel on vahet või mitte, isegi kui me oleksime seal päev otsa paugutanud mõlemaga ringrajal, ükskõik, või see nendel samadel teedel, siis ei saanud aru. Küll aga, mis, nüüd oligi, nüüd sinu jutu peale ma tahaks sõita selle GT3 tuuringuga, just, et kas ta on nagu sama inimlik, sest et sa rääkisid tegelikult GT3-st kõik ära, see kriiskav, see, et see elu hakkab seal kuskil peale 5000 pööret ja siis kui sul on veel see manuaalkäigukast, siis jah, ühtepidi sa saad teha seda viga või sa hoiad neid pöörded liiga kõrgel, ei olegi vaja, mille automaat sinu eest võib-olla siis mingi hetk vaata, ikkagi sekkub või ma ei tea, saab GT3-ga nii panna. Ei, GT3-l paned ikka paugutad piiresse, kui õigel ajal ära vahetada. Mina erinevalt sinust... Ta paneb piiresse ja täiesti, ja hoiab seal. Okei. Et see on nüüd see erinevus, et mina nähtavasti on siis nendes selliste autodega ka nii palju seda kogemust, et mina panen alati manuaali režiimi peale, kui on mingi vähegi tõsisem sõit. Ja see labade kasutamine on kuidagi niimoodi käppa saanud, et ei, GT3-l ja tegelikult ma mõtlen, et ma arvan, et mul juhtus kas äkki turboga või turboessiga, mis iganes ta oli täpselt, oli ka ja minu meelest ka see ikka paugutus piires, hoidis piires, et kui on ikkagi manuaali peal, see on manuaali peal. Sest need automaatide puhul, võib-olla GT3-s ei ole, tihti on see, et sa nagu tahaks proovida, et kui kõrge need pöörd lähevad, tahaks punasse lasta, aga siis auto nagu ennem mingi hetk ta umbes võib-olla vahetab sekund varem ära, kui sa oleks tahtnud, ma ei tea, tegid mingit filmi või asja, võtta vahetas ära, sest et kuule tüüp, et sa vist ei oska ise vahetada, ma tegin ise sinu eest. Et hästi lihtne oli selle autoga sõita, See oli tõesti, mul sõidukaaslaseks oli üks Slovakk, noorem tüüp, enam-vähem sõita oskas. Tundus niimoodi, et ei pand hullu, et ma paar korda ainult, mis ma teile kirjutasin ka siin, et 3-4 korda ainult läksin oma sisemisele Vilsandile seal kõrvalistmel ja nagu hakkasin memoaare kirjutama. Tundus, et kuule, et sa tead, ma olen eriline pehma, aga siis teed, kui sa ise roolis ei ole ja tuleb kurv, et muidugi sa ise tead, et pidurid ilust maha jõuad, aga mina istun kõrval, ma ju ei tea, kas ta üldse hakkab pidurdama. Seda Pikes Peaki klippi oled näinud või? See viimane... Kus vist mees tõesti unustas ära, et kuhu poole rada keerib. Ma lugesin seda, tema videot vaatasin pärast, ta selgitas. Tüüp jäi täiesti ellu kõik, niimoodi vist olid äkki mingid natuke jalad katki või... Ei, see point of view kaamera, kus see auto üle selle kraaviperve pani ja siis ühesõnaga mingi paar meetrit õhus umbes. Ei, see oli, täna ma nägin videot, kus ta oli ka eemalt oli filmitud ja see oli, ta tuligi sirgelt, Pikes Peak mäketõusu võistlus, ainult kurvid, eks ju, ja selle asemel, et nagu kurvi pöörata. Mitte kurv, vaid tagasipööre. Tagasipööre, ta pani 4. käiguga välja. Lihtsalt see auto lihtsalt lendas. Ja see, et kui sa vaatad onboard kaamerat, siis see kõik kestab nii kiiresti, et välja juba on puud. Aga kui sa vaatad eemalt kaamerat, siis see on nagu action filmis, saad aru, nagu see roolis oleks mingi Vin Diesel, kes nüüd pärast seda muidugi sõidab selle autoga edasi, see mees ei sõitnud. Auto oli juppeks. Auto ei maandunud mingisuguse jahi peal või midagi. Just, et
et ühesõnaga, ta sõitis täitsa okeilt, aga see oli küll hea, jutulõng läks praegu täiesti. Sa rääkisid sellest, et see SC oli väga juhisõbralik auto, et Touring on ka, ta on väga juhisõbralik, et see võib-olla ongi selle hariliku GT3 ja Touringu tunnetuslik erinevus, et nad on karakterilt ju hästi sarnased autod, hästi suure osa sellest sõiduelamusest moodustab see sama vinge mootor, eks ole, see on ju samasugune neil, aga ja ka see niisugune tõsisus või rajusus on selles GT3-s olemas, aga ta on just nimelt selliselt doseeritud, et veel kord, et mina selle autoga sain ka ainult ringrajal mõned niisugused tagasihoidlikud tiirud teha, aga see oli täpselt selline auto, et ma mõtlesin, et kui sellega nüüd tänavale minna, siis ta on ühtpidi nagu tõsine sportauto tänavasõidus ka, aga mitte niisugune halastamatu nagu GT3, et see uus või praegune 992 põlvkonna GT3 on tõesti selline tänavasõiduks ikkagi juba võrdlemisi ekstreemne. Jah, tuli meelde, kuhu ma selle Slovaki jutuga tahtsin minna, et meil oli valida, et kas me võtame sportistmetega või komfortistmetega. Ja ta nagu ikkagi, ma sain aru, et ta oli ka hästi sõbralik, ei kumba sina eelistad, siis ikka kumba sina eelistad ja ma sain aru, et ta tahab sportistmeid. Võtsime sportistmetega versiooni, seal saab edasi-tagasi liigutada ja vist umbes nii ongi. Seljatuge, ühesõnaga, tema istus esimesena rooli, 20 kilt hiljem, tüüp ütleb, kujuta ette, kui ebamugav, mul on selg on nagu nii vales asendis ja kobas ja ei leidnud, et ilmselt siis ei saa seljatoe kallet. Vot istmed jah, et see oli ka meie proovitud GT3-l ja Touringul olid erinevad, et just nimelt Touringul olid siis need tänavasõiduks sobivamad istmed, iseenesest ka rajal tundusid väga kenasti kinni hoidvat, aga vaat nüüd erinevalt sinust, minu sõiduasend, see tavapärane sõiduasend, mida ma nii ehk tahan, ongi tõenäoliselt mõnevõrra eriline, et ma sõidan natukene sirgemate jalgadega, selle võrra püstisema seljatoega. Ja ka selles GT3 korvistmes ja üleüldisemalt Porsche korvistmetes minu jaoks see üks setung, mis on täpselt õige. Aga ma kujutan ette, et paljud inimesed jaoks ei ole. Kusjuures minul oligi, et mina istusin siis pärast rooli, panin selle istme kauguse paika ja minul terve see päev me sõitsime selle kokku nagu, ütleme, sõiduaega oli 6-7 tundi nii kõrvalistmel kui selle kokku ja mul ei olnud kordagi sellist, et tõesti oleks need komfortid võinud võtta. Et hästi, ühesõnaga, see oli nüüd see osa siis tarbija nõust, et kui te nüüd lähete seda GT3 ostma, siis proovige istuda mõlemas ja pikemalt, et see on ilmselt kõige olulisem otsus, mis teil GT3 puhul tuleb teha, et ja ütlen omast kogemusest, et see vähem tõsine iste on tegelikult, ma arvan, et väga hea igas mõttes. Ja siis kõik, ühesõnaga oligi, see oli lihtsalt, ma imestasin, kuivõrd tsiviliseeritud see auto oli, kui sa sõitsid taga lihtsalt niisama. Sest et nende Saksa, issand eraldi teema, Lõuna-Saksamaa, see Schwabimaa Alpid, mis on seal Stuttgardist mingi 40, ühesõnaga, jah, mu pagasis ei ole ülemäära palju sõiduteid, kus ma oleks käinud kiiresti sõitmas, ma olen nagu perereise teinud Euroopas, aga siiamaani minu jaoks kõige paremad teed, sest esiteks, seal on mingeid lõike, kus on mäed, kus sa saad teha neid tagasipöördeid, neid nõelasilmu. See on see Schwarzwaldi kant siis või? Schwarzwald jääb sealt, ma ei tea, kui suur Schwarzwald on, ma tean, et mu sõber elab Schwarzwaldi kõrval ja ma ei saanud talle külla minna, sest oli ikkagi 2,5 tundi. Okay. Aga Schwarzwald võib ulatud, aga siis, kui sa seal mägiteedel ei viitsi nagu neid tagasipöördeid, mis on igas siukses Itaalia teel ka, siis seal Lõuna-Saksas on need esiteks imelise kattega ja pikad sellised nagu põldude vahel see, et sa nagu tuled kõrgemalt ja sa näed sisuliselt oma seda nagu trajektoori mingi 1,5 kilomeeter mõne lõigu peal. Jah, seal võib natuke nagu kuskilt nurga, et sa ei näe künka tagant, keegi tuleb selle vastu, aga sisuliselt selline nagu mega koht sõitmiseks, see ka ilmselt aitas kaasa, et sa said seal rahulikult nagu oma võimete piires niimoodi ka kiiresti sõita, ilma et oleks nagu mingit draamat. Ja see, et katust peale ei olnud, panin korraks selle pehme katus peale, mis on ka muidugi Porschel hästi vinge, mingi tohutu kergetest materjalidest ja on pandud hästi laiad need talad, et kui katus on kinni, et siis et ta moodustaks ikkagi selle kupee katusejoone, et ei oleks seal mingeid neid nõkse sees siuke, et nagu, kus sa näed, kus see katus voltub, vaid ta oleks siuke ilus ümar kupee. Heli muutus siukseks natuke nagu, kuidas ütled, kas ma võrdleks seda, et kas sa kuulad muusikat kõrvaklappidega, hästi headega, või sa kuulad seda live-koncertil ja täpselt nii see GT3-ga oli. Touringus ka ilmselt. Jah, see heli ja kõik on olemas, aga ta on natuke, kõik seal sees kinni.
siis kui sa võtad katuse lahti, noh, see heli ei muutu nagu 4 korda paremaks, ta lihtsalt teistsugune. Lihtsalt nagu mina olen avaautode fänn ja see oli väga mega kogemus. Nii et ma ei tea, kas meil on veel midagi selle auto kohta öelda, tehnilisi andmeid me oleme siin, no see on see vabalt hingava mootori, eripära on see, et ta ei ole see auto, millega sa kuskil foori taga nagu näitad elektriauto inimestele, et kuulge, et mul on GT3. Tõenäoliselt saad sa keskmiselt Teslalt sellega vastu, mitte keskmiselt, aga Model 3 performance'itelt ja siukstelt. Joone pealt ilmselt saad ära. Jah, sest tal on ju see ametlik on 3,9 sajani ja Turbo S-il täna on 2,6 ja alla selle vist. Elektrilise Taycani turboversioonil, millest Vaisab paketiga või? Tähendab, ei, ma mõtlesin Cayenne'i tegelikult. Elektrilise Cayenne'i turboversioonil on 2,5 sekundit. 2,5, mulle tehti sellega seal tehases seda launchi. Meie saime ka teha seda launchi, kõigepealt tegi Rainer Raus ja siis vahetasid kohad ära, tegid ise. Et jah. Et selles mõttes on see Porsche GT3 mulle ka meeldis, ta ei ole selline, ta ei rapsi, vaata. Ta rapsib siis, kui sa ise tahad ja oskad käikuda kõiki selle pööre vahemikuga, aga ta ei ole niimoodi, et on sul kogu aeg hästi närviline käes, sellepärast, et tal on see mega kiirendus. Et ja ma vaatan GT3-l tänu sellele, et meil on proovisõit oli kunagi automaatkastiga, see on 3,4, et sealt ikkagi arvuti oskab sinust siis järelikult 0,5 sekundit paremini kiirendada. Ja see on täiesti usutav ka, sellepärast, et juba tegelikult 90-ndatel minu meelest oli äkki Mercedes oli esimene, kes oligi niimoodi, et sama mootoriga automaatkastiga auto oli 0-100 kiirem isegi natukene. Nii et kõikidele GT3-dele ostusoovitus meie poolt. Ja. Minu poolt SC, tõesti, isegi see, et SC, jah, just. Mitte, et ma Cabrio fänn olen, aga tõesti võib-olla sul raske uskuda, ma loodan, et sa saad kunagi proovida, aga sisuliselt ei ole kompromissi tehtud, Et see GT3 Touring, et sa ei ole seda tunnet vedelust, kui isegi Chris Harris ei tundnud. Aga ma saan aru, et nüüd, kas Chris Harris on siis seda, tema on võinud siis öelda, sest kõigil oli embargo 7. juulini ja ma tean, et seal üritusel käis paar päeva enne mind olid need Johnny Lieberman ja nii, et kus see Harris juba võis siis öelda midagi? Ta on nagu tal oli, kui sa nüüd niimoodi juhid tähelepanu, siis mingisuguse exclusive first, ta nagu kuidagi mingit moodi niimoodi raamistas seda, et võib-olla siis jah, midagi sarnast. Vot, aga siis põgusalt Cayennist. No mis öelda, selle auto võimete spekter on vaieldamatult väga muljetavaldav. Nagu siin just Tõnis sai mainitud ka, siis me saime seal samas Audrus proovidega siis seda 2,5 sekundiga 0-100 launchi, eriti kõrvalistmel. See on selline kiirendus, mis tõmbab natukene vaatamise tunnelisse küll. No ja see lõbustuspargi, see tunne, see, kus sul vajutab rinnakorvi peale, niimoodi see... Ta tuleb, see esimene kiirenduse hetk on ikkagi nagu löök või pauk, millega ta selle masina liikuma paneb. Ja hästi natukene kuiva asfaldi peal ka siis sa tunned seda, et tagumised rattad pisut libisevad läbi ja õige pisut siis tagumine osa, eks ju, külgsuunas kuigivõrd liigub. Seda esiteks ja siis samas on tegu niisuguse autoga, et meil seal see nii-öelda tiir, mis me siis Hanereas selle elektrilise Cayenne'iga tegime, algas sellega, et sõitsime seal samas Audru kompleksis on ka selline off-roadi raja sektsioon ja ega see nüüd midagi väga tõsist ei olnud, sõitsime ühest nõlvast alla ja järgmisest korraks üles ja seal vahepeal oli siis ka see koht, kus me ajasime auto sellise suure külgkalde alla. Aga siiski, et see oli juba niisugune off-road, mis rääkimata sellest, et see on tõsisem off-road kui peaaegu, et kõik nendest autodest reaalses elus kunagi näevad. See on ka tõsisem off-road, kui ma arvan, et oma raha eest selle auto ostnud inimene nagu üldiselt tahab ette võtta. See inimene mõtleb ikkagi, et kas ta kriibib oma pamprid ära. See saab ju esimesena takistuseks, ka ma arvan Land Cruiseri puhul ja kõik need Defenderid, tutikad, et... Ja siis ongi niimoodi, et ühelt poolt, eks ju, selline auto, mis siinkohal tuleb küll rõhutada, et just nimelt turboversioonis on 2,5 sekundit 0-100, samas suudab teha palju tõsisemat off-roadi, kui selle omanik reaalses nagu teha julgeb. Ja siis samal ajal ta sõidab ka sellise Porscheliku sellise puhtuse ja selliselt, et kõik on nagu jube hästi paigas, eks ju. Mida tuleb ehk öelda on see, et ütleme 2 asja. Mis mind üllatas oli turboversiooni ja mitte turboversiooni dünaamika erinevuse vahe, see suurus. Et kui turbo ikkagi oli tõesti selline,
et kuigi, eks ju, kiirendus iseenesest on väga üheplaaniline niisugune kogemus või elamus, et siis selle auto puhul ta oli ikkagi nii muljetavaldav, et see tekitas nagu mingit emotsiooni. Tavaline versioon tundus selle kõrval, ütleme, otse lausa aeglane, ehkki loomulikult tegu on sellise autoga, mille dünaamika igati piisab. 4 või 4,5 on ilmselt see kusjuures tead sa, ma isegi arvaks, et rohkem. Vist oli tegelikult oli rohkem, ma ka tookord võrdlesin ja siis on, see hüpe on päris nagu suur, mis toimub tavalise ja turbo vahel. Ja selle tõttu, kuigi tavaliselt olen mina ka pigem see inimene, kes ütleb, et ära osta seda kõige uhkemat kõigi tulede ja viledega, et tegelikult sa saad, eks ju, et see niisugune raha ja elamuse ja vajaduste lõikumispunkt on mõne niisuguse madalama versiooni puhul nagu parem, eks, siis ma ütleks, et selle dünaamika erinevuse suuruse tõttu ma isegi ütleks, et nagu turbo on ägedam või nagu pigem isegi turbo, et kui on valida, siis võta pigem turbo. Ja teine asi, mis on see, et see on ikkagi tohutu suure akuga, 113 kilovatt-tundi, auto ise on ka väga suur, eks ole. Ja ta kaalub, kas äkki kuskil, tegelikult vaata akud on ka samasuguse mahutavuse juures muutunud mitte nii rampraskeks enam. Tähendab, akud on loomulikult jätkuvalt rasked, aga nad ei ole nii rasked, kui vanasti räägiti, et 100 kilovatt-tunnine aku ise kaalub umbes 700 kilo ja see, eks ju, andis kohe ka auto kogumassis tunda, siis näiteks selle 113 kilovatt-tunnise akuga elektriline Cayenne on kas äkki kuskil 2,6 tonni tühimass, mis loomulikult ei ole nagu vähe, eks, aga ma julgen väita, et veel mingisugune 5 aastat tagasi see sama auto oleks kaalunud seal võib-olla 2,9 tonni või midagi niisugust. Aga seda massi ei ole sõites tegelikult tunda. Oleme ausad, seda massi ei ole tunda. Ja sellel on 2 peamist tegurit, ma arvan. Üks on see suurepärane Porsche Active Ride süsteem, mida sina oled ka mõnel Porschel proovida saanud. Suurepärane süsteem, sisuliselt elimineerib igasugused kerekalded, ülikiirelt kohandub ja reageerib, eks ju, mis tahes sõidusituatsioonidele. Ma ütleks, et samuti väga olulist rolli mängib piduripedaal ja selle tunnetus. Et see on nagu, Porsche on alati tuntud oma väga heade pidurite poolest ja sellel elektrilisel Cayenne'il on see piduripedaal ka nagu sellise hea tihke tunnetusega. Ta ei ole mingisugune vedel, sa ei tunne ka seetõttu nagu seda massi. Et piduripedaal on selline nagu kännu taha pidurdad, eks ju. Ja võib-olla siis üks aspekt, mida veel välja tuua, ma üks hetk muidugi Äripäevas kirjutan sellest kõigest natukene pikemalt, ehkki see sõit oli piisavalt lühike selleks, et mitte kirjutada täispikka mingisugust arvustust, et pigem selline first impressions, nagu inglise keeles öeldakse, siis Porsche varasemalt oma elektriautodega oli ju niisugune, et ta ei lisanud mingisugust niisugust kunstlikku niisugust elementi, mis kuidagi juhti kaasaks. Toome selle näite, et Hyundai Ioniq N teeb, eks ju, igasuguseid hääli ja tal on need nii-öelda käigud, eks ju. Ja Porsche nagu, ma olen sellest ise kirjutanud ka, kui ma sõitsin elektrilise Macaniga, et tore auto sõidab Porschelikult hästi ja tummiselt, aga seda kaasamist on nagu vähe, et see Ioniq 5N kogemus ütleb, et tegelikult see ei ole nagu elektriauto puhul kõige parem, kui sa juhi kõigest ilma jätad. Ja nüüd siis on Porsche selle elektrilise Cayenne'iga nagu seda kaasamist nagu natukene rohkem juurde toonud selle näol, et see Cayenne teeb sellist V8 müdinat. Mis tegelikult ma pean tunnistama, päriselt kõlabki nagu V8 müdin, kuigi sa loomulikult saad veidigi terasemalt kuulates aru, et see ei ole päris nii-öelda. Ja tegelikult on ka täitsa tore, aga millest jätkuvalt tunneb puudust selle Cayenne'i juures on ka see, et ma tahaksin rooli taha labasid, millega ma saan ise muuta mootori pidurduse tugevust. Et seda lihtsalt siis nagu, jätkuvalt seda okay. vähemalt sellel autol ei olnud, või nendel autodel, millega mina sõitsin nii turboversioonil kui sellel harlikul versioonil ei olnud, ja sellest ma tunnen jätkuvalt puudust. Aga on näha seda, et Porsches on ka siis nagu nähtavasti jõutud selle tõdemuseni, et elektriauto peab ikkagi juhti sellesse sõitmise protsessi natukene rohkem kaasama, kui ta kõigest ilma jätma. Ma ei tea, kui palju jagab platvormitehnoloogiat Cayenne ja Taycan, võib-olla mitte üldse, aga nüüd Taycani tuli mudeli uuendus ja sellele nüüd ju Porsche pani selle isegi need kunstlikud käiguvahetused. See on mingi viimase paari päeva teema, on juba need esimesed arvustused on üleval ja ollakse päris rahul, et Porsche on sellega päris hakkama saanud, kuigi nad ka alguses justkui olid väitnud, et ei, see ei ole elektriautodel, pole sellist jama vaja, aga nad said aru, et vist ikka on. Ja see kõlabki nagu täieliku jurana, eks just. Aga ega selle Ioniq 5N puhul oli ju, selle kohta oli täiesti nagu loogiline, põhiliselt seda ütles ühesõnaga Ioniq 5N esitlusel toodud üks Soome rallisõitja, kelle nimi mulle Teemu Suninen. Teemu Suninen.
noh, võib-olla oli tal öeldudki, et sa pead hästi põhjendama selle asja mõttekust, aga sama, et sa tunnetad kiirust selle järgi, kui sul pöörete hääl tõuseb, et sa ei pea vaatama seda, et eriti elektriautol, mis nagu käitub teistmoodi, kui sa oled harjunud mingite sisepõlemismootoritega, ja see annab sulle infot ilma, et sa peaksid nagu jälgima, et nii, lähen kurvi, nii, mul on pöörded, auto karjub, nüüd võtan maha, eks ju. Et see ma olen sellega täiesti nõus, et Ioniq 5 N-i puhul siis, Albert Piirmann, eks ju, kunagine BMW M-divisiooni juht oli siis looja. Mina ei ole sõitnud oma elu jooksul mitte ühegi Piirmanni autoga, kandku see mis tahes auto tootja embleemi, mis mulle ei oleks meeldinud. Mulle kõik Piirmanni autod meeldivad, Bemmidest alustades ja Kiade ja Hyundaidega jätkates. Et tema oli see, kes tuli selle peale, eks. Ja kui see natukenegi läägiks, ei oleks nagu natukenegi kui sa teed selle kehvasti, siis on kõige nõmedam ja idiootsem asi, mida sa oma elus kohanud oled, aga nad tegid seal Hyundai's selle nii hästi, et ma olen täiesti nõus ja teine asi on see, et ta annab sulle helilist ja sellist nagu meelelist mingisuguseid nagu verstaposte, eks ju, sõitmisel. Teine asi on ka see, et kui selline innukam juht näiteks mingisugust kurvilist teed kiiremini läbib, siis ta teinekord vahetab käigu lihtsalt selleks alla, et mitte pidurdada, vaid saada natukene mootori pidurdust. Ta annab sulle kõiki seda, et annab nagu põhimõtteliselt sulle võimaluse seda autosõitu nagu natuke rohkem liigendada ja ta annab sulle rohkem tööriistu selle jaoks. Nii et kes on skeptilised, aga ei ole näiteks 5 N-iga sõitnud, siis minge proovige ja ma olen üsna seda meelt, et inimesed tulevad, kes vähegi nagu sõitmisest nii-öelda päriselt aru saavad. Nende puhul on väga suur see tõenäosus, et nad tulevad tagasi selle kogemusega ja ütlevad, et kurat, üllatav küll, aga ägena. Ma just mõtlen, et kas mingise järgmise peatse mudeli uuendusega nagu Cayenne'ile saab lisada ka need või ta on ikkagi täitsa teine platvorm või et veel ei saa? Mis puudutab platvormi, siis minu parima arusaamise järgi Taycan ja Cayenne ei saa olla platvormilt samad, aga nad võivad jagada, eks ju, mis iganes elektriarhitektuuri ja kõike seda poolt, eks ju. Numbrid, kas seal, kui sa ütled tavaline, kas ta oli siis Cayenne Electric või Cayenne S-Electric? Siis oli siis ikka vist, neid on 3 tükki. Ma pean märkmetest järgi vaatama, aga mulle tundub, et see võis olla ka see kõige harilikum ilma assita. Sest et lihtsalt, et ei jääks kuulaja siis teadmatusse. Turboelektrik 100-ni 2,5 sekundit, siis vahepeal on Cayenne S-Electric 3,8 ja siis Cayenne Electric on 4,8. No, et siis oli selle erinevuse järgi, ma ütleks, et see üsna väga kindlasti oligi siis see harilik. Ja kui eks ju sellised supersportautode GT3 ja siis kohe hakkame rääkima Temerario klassis ostjal, ilmselt ei ole nagu rahas mitte mingi küsimus, siis Cayenne'i ostja võib olla mõneti, eks ju, et sinu soovitus, et sa soovitaksid seda kõigemat, eks ju. No võt, S-i ma ei ole proovinud, võib-olla see on selline kuldne kesktee. Hinnad on turboelektrik hakkab 173 000, mis tähendab, et me teame, et selle lükkad üle 200 000 nagu ilma mingi probleemita, isegi mitte lolliks, mingi karbon lisasid panemata, vaid lihtsalt. Värv ja väljed ja. Just. Cayenne S-elektrik 132 000, korralik 40 000 ja tavaline Cayenne elektrik hakkab 110 000. Nii et ja aku on kõigil ühe suur 113 kilovatti, sõiduulatus kõigil siin turbokal 618 ja Cayenne S-elektrikul kõige suurem 651. Samas jällegi, eks ju, see on nüüd siis see VLTP näitaja, kus tuleb kindlasti mingisugune koefitsient maha arvutada. Ja kui me ka sõitsime nende autodega, siis tõesti nad näitasid ka sinna kuskile 600 tuuri täisakkudega seda ulatust, mis tuleb tunnistada, ei ole tegelikult teab mis palju enam. Sellepärast, et võtame, eks ju, BMW X3, millega meie mõlemad oleme ka sõitnud, VLTP näitaja, sina ei ole, VLTP näitaja sellel praegusel versioonil 805 ja mina sõitsin 3-kraadises soojas, eks ju. Ja sõitsin niimoodi segasõidule, et ma sain reaalseks kuluks siis akujäägi ja läbisõiduvärgi arvutus 600. Et tuleb tunnistada, et see Cayenne elektriku sõiduulatus ei ole enam midagi erilist. Ei ole, ma arvan, et see on, ütleme, meie kõige raskemates oludes, kui sa sõidad normaalselt, mitte ei läheks ju driftima, talvel, siukene miinus, kõik, siis ma arvan, et 400 võiks olla ikkagi tehtav. Selline, et kui natuke pead pingutama, tõenäoliselt kõik see, et akut ette soendama kodus ja niimoodi, et siis 400 sõidad ära. Mis tähendab ikkagi seda, et see tüüpiline Eesti näide Tallinn-Tartu, eks ju, ja tagasi. Et kui sa nüüd Pilgeni täis akuga ka ei stardi, siis pigem ikkagi paned kuskil törtsu juurde. Aga me tegime see talv nende suurte sõiduulatustega autod testi ja täpselt nii oligi. Et see Mersu CLA, mis peaks olema kirjade järgi peaaegu ka 800 sõiduulatus ja
no põhimõtteliselt, kui me oleks olnud see, et meil on treiler kaasas ja me oleks viitsinud riskida, me oleks jõudnud võib-olla Tallinna tagasi CLA-ga. Kusjuures mul tuli meelde, see on oluline täpsustus, see iX3, millega mina sõitsin, oli nende kõige suuremate 22-tolliste velgedega ja vaat sellel ei ole 805, 20-tolliste aerovelgedega on 805, sellel oli 720 ja mina sain 600. Hämmastavalt palju mõjutab 10%, eks ju umbes. Et mina, ja noh, et 720 mina sain jaheda ilmaga 6 sotti. Et noh, et see auto tundub küll niisugune, mis, ja nii ma ka kirjutan, et see on päriselt väga efektiivne elektriauto. Nii, Lamborghini Temerario, mis ta on GT3-st 200 000 kallim, circa. Konkreetne auto, millega mina sõitsin, ma just üks päev, mul see paber sattus taas ette, oli kas 440 000 või midagi niisugust. No siis tegelikult 100 000, kui me GT3 Cabrio siis räägime. No 100-150, pole tähtis, aga ikkagi hinnaklassi mõttes järgmine tase. Kindlasti. Kas supersportauto on superautona ka järgmine tase või teistsugune tase või ma ei tea, keeruline küsimus, on see 150 000 eurot parem auto? No, ma hakkan törts kaugemalt pihta, et kontekst oli siis see, et veebruaris, täpselt kuupäevad ma jään sulle isegi praegu võlgu, aga ma arvan, et see oli 13, 14, 15 ehk siis seal keset veebruari mul oli võimalik minna siis Itaaliasse Temerarioga sõitma, ma läksin saapakujulise Itaalia kanna kohta Apulia maakond, baari linn ja mis võib-olla selle sõiduga nagu eriliseks muutis oli see, et see oli selline palju väiksemas skaalas tehtud üritus ja seetõttu Lamborghini ei pakkunud ise foto- ja videokatet ja mul õnnestus võtta Äripäeva enda fotograaf Liis Treimann kaasa. Ja siis me sõitsime mööda seda Itaalia kanna kohta seal ringi, noh põhimõtteliselt nagu, eks ju, maailmakuulsad autoajakirjad, küll võib-olla jah, see maailmakuulsad autoajakirjad võib-olla sõidab 2 päeva, me sõitsime siis 11 pika päeva ja siis sõitsime ja pildistasime ja sai pika ja toreda loo. Aga vastuseks su küsimusele, et ta on kindlasti teistmoodi elamus, ütlen etteruttavalt ära, et kui minul on valida, et kas ma tahaksin pigem Temerariot või GT3 Touringut, siis ma valin päris kindlasti GT3 Touringu. Aga Temerario oli selline huvitav auto, et esimesed emotsioonid ja mul on õnnestunud siis Temerario oli 12 erinev uus Lambo, millega mul on õnnestunud Äripäeva töötamise ajal sõita, et esimesed emotsioonid olid sellised, et ahaa, et siis sihukene auto. Et alguses hakkad muidugi, eks ju, elektriga sõidad minema, ta on pistikhübriid, küll niisugune pistikhübriid, mis põhimõtteliselt laeb oma pisikest akut sõidu ajal nagu täies ulatuses ise. Et alguses sõidad elektriga minema, siis kõlab masinas üks piiksakas, display teatab, et nüüd on jälle väike aku on tühi ja nüüd läheb kohe bensiinimootor tööle, siis see juhtub. Ja siis mõtled, et selle V10 vabalt hingava Huracaniga võrreldes, et vahet pole, kui hea see auto nüüd siis osutub, et on, aga midagi väga võluvat on kaduma läinud. Et selle Temerario mootori noot, eriti külmast peast ja madalatel pööretel on klõbinane, laginane, ta isegi päriselt meenutab nagu diiselmootoriga autot veidi hääle poolest. Ja siis sa mõtled, et sihuke Lambo siis, jah. Teine asi on see, et nagu ennist sai mainitud ka mööda minnes, selle auto reaalne tühimass on kuskil 1,9 tonni. Autokaar kaalus ära ja see oli siis selle sama Allegerita paketiga, eks ju. Ja ei saa öelda, et sa nüüd otseselt tunnetaksid seda massi, aga see auto ei mõju ka kuskilt otsast kergena. Lisaks on ta ka ju tegelikult mõõtmetelt päris suur auto, mis on nagu teistpidi võttes omade vaieldamatute plussidega, sellepärast, et olles sõitnud ka erinevate Huracanidega, siis Huracanis minupikkune mees, ma olen sükke 189, ikkagi nagu üsna nibin-nabin mahub mugavalt ära. Temerarios on nüüd palju lahedam see olemine. Aga jah, et siis need esimesed emotsioonid on niisugused, aga selle autoga on niimoodi, et enne kui sa oled selle auto nii-öelda päriselt lahti saanud vajutada, siis sa tegelikult ei ole sellest autost täit pilti saanud. Sest ma ei tea, kindlasti meie kuulajate hulgas ka neid, kes ei ole kursis, kes võib-olla sellistest autodest loomuldasa väga ei huvitugi. Lamborghini tegi siis sellele autole 2 turboga V8 mootori, mille töömaht on 4 liitrit, mis nii-öelda põhinäitajatelt, nendelt näitajatelt on justkui nad võiks arvata, et uuruse mootor on pandud siis Temerarios. Ei ole. Täiesti puhtale lehele joonistatud mootor ja see on siis selline 2 turboga V8
siis tasapinnalise väntvõlliga, mis teeb 10 000 pööret. Et see on selline asi, et see veel, ma arvan, et mõned aastad tagasi ei oleks nagu tehtav olnud, et tehnoloogia ei olnud veel mingisugune käpudes aastaid tagasi sealmaal. No nüüd on, et ta karjub 10 000-ni ja tal on koos elektritoega siis 920 hobujõudu. Ja võiks nagu arvata seda, et kui sa selle autoga kiirendad, et siis see karakteristika sellel kiirendusel on niisugune, et kõigepealt on elektrimootori tugi, mis annab talle selle niisuguse väga hea algkiirenduse ja siis see elektrimootori tugi nagu vaikselt hajub, siis hakkavad turbad puhuma, võtavad sujuvalt üle. Tegelikult ei ole. Et see on mootor, eks ju, mille kohta öeldakse hot V, mis tähendab seda, et turbolaadurid on asetatud siis 2 silindriplokki vahele, et heitgaaside liikumist ei oleks lühem ja turboreaktsioon oleks selle võrra kiirem ja nii edasi. Ainult, et kui seda mootorit nagu päriselt vaadata, siis need kuradi turbod on nii suured, et nad tegelikult kõrguvad selle mootori kohal, nad ei ole seal vahel. Ja kui sa nagu mõtled sellise mootori layouti peale, eks ju, siis tegelikult sa saad aru, et see ei saa olla niisugune mootor, mis kuidagi sujuvalt läheb elektrilt turbodele üle, eks ju. Ja täpselt nii ongi, et kui siis üks hetk õnnestus oli niisugune lagedam koht, kus sai nagu siis korralikult gaas põhja vajutada ja sõita sellega niimoodi, siis selle auto kiirenduse iseloom oli üllatavalt raju. Et seal oli sellist vana head lambot. Et ühesõnaga üks hetk, kui see purakas ikkagi, kui need turbod nagu päriselt puhuma hakkavad, siis okei, jahedal, aga kuival asfaldil esimese 2 käiguga see mootor ja kuigi tal on eks ju 4 vedu, et need esivedu on siis puhtalt elektrimootoritega, kummalgi rattal on enda oma, siis see auto ikkagi on nagu selline, et kui sa oled sportrežiimis, mis paneb kõige rohkem jõudu taha, siis see auto tead nagu mässab selle teega, ta nagu ühesõnaga külge niimoodi ikkagi nagu tõmbab ette ja siis sa pead niimoodi kiiresti ja nagu otsustavalt korrigeerima. Ja siis ka tegelikult see mootori hääl muutub selliseks, ütleme, sügavust ei ole selle mootori hääles mitte ühelgi hetkel, aga kõrgetel pööretel ta teeb sellist paigi häält. Ja see on võidusõidu või? Ta ei ole võidusõidu auto, aga ta on selline, ta on paik ja selles hääles on kahtlemata emotsiooni, eks ole. Aga jah, see, kuidas see 10 000-ni nagu kerimine on järjest kasvava intensiivsusega elamus kuni 10 tonnini välja. Ja siis tõmbad, eks ju, laba ja siis läheb jälle uuesti. Et see nagu asetas selle auto nagu siis üks hetk nagu teistsugusesse konteksti. Et kui see esimene emotsioon oli see, et niisugune Lambo, siis jah, iseenesest on see, et tal on käike 8, esimene käik läheb mingi sott, teine läheb sott 45 ja 3 läheb vanglasse, aga kõik on 8, eks ju. Et seda autot on, seda niisugust täit elamust kätte saada on vaieldamatult raskem kui Huracaniga. Huracaniga on nii, et panete käima ja juba on tore, eks. Aga see lambolikkus on tegelikult selles autos peidus. Sa lihtsalt pead nagu leidma koha, kus see nagu kätte saada. Ma võrdluseks võin öelda, et GT3, kuna oli video, siis ma turbotud vägivaldselt, aga et nad on ikkagi selles mõttes kontroll, et ei ole nagu tagasi 90-ndate mingi turboläägiga RS2 ja et ei midagi ja siis ühtäkki nagu on... Ei, seda mitte, aga just nimelt see et ta ikkagi nagu nii rajult tuleb, et ta paneb need tagumised rattad puksima ja ta nagu võitleb sinuga see auto ja niisugune, et ma olen sõitnud ka Taycan Turbo GT Weissach paketiga, millel on üle 1000 hobujõu, ligi 1100 vist oli, kui sa paned sellesse stardirežiimi ja see on 0-100 2,2 sekundit, see on kõige kiiremini kiirendav auto, millega ma sõitnud olen. Aga see läheb niimoodi, plaks läheb ja siis kõik on nagu väga niisugune kliiniline ja kontrollitud, et Temerario puhul see nõnda ei ole. Ja tegelikult, kui vaadata ka teiste väljaannete emotsioone, nii videos kui sõnas, siis tegelikult see emotsioon on sageli see sama, et kui sa selle auto päriselt lahti vajutad, siis tõmbab ikka pulsi ülesse nagu. Aga on see siis, GT3 puhul jälle, me tahtsime seda sinna 9000 juurde, need helid ja asjad, kas see Lamborghini kogu oma metsikuses, tahad sa teda sinna 10 000-ni viia või tegelikult ikkagi juba klõpsad selle 9000 peale ära, sest et see tundub nagu, et ei... Tahad, kindlasti tahad, okay. Sellepärast, et just nimelt see crescendo ja see, et kuidas see intensiivsus kasvab ja see on selline sõltuvus tekitav, eks ju, et ma ei tea, ma arvan, et paljud mehed on eks ju kogenud kuskil autojuhi karjääri alguses seda, et hakkad kuskil kiiresti sõitma, võtad gaasi põhja ja sa tead, et sa nüüd peaks juba maha võtma, aga miski hoiab sul seda jalga seal gaasi peal põhjasse, mingisugune adrekas või midagi niisugust. Et Temerarioga siis pöörete mõttes on nagu mingisugune sarnane efekt, eks ju. Aga jah, probleem ongi just nimelt selles, et reaalses elus neid kohti,
kus sa saad, no ongi, eks ju, esimesed 2 käiku, no 3. lased ka lõpuni võib-olla, eks ju, aga tavateel sul üldiselt kipub nagu see võimalus siis otsa saama, eks. Ja see võtab mingisugune, ma ei tea, 5-6 sekundit, eks ole. Et selles mõttes ta on jah, selline, ka seda lugu kokku kirjutades ma kuidagi tahes-tahtmata jõudsin selle mõtteni või kuidagi ma jälle nagu tabasin ennast sellelt mõtet, et lõpuotsa Huracan oli üks väga tore auto. Et Huracani, jah, eks ju, et teda kritiseeriti, mina ei ole varajase Huracaniga sõitnud, aga seda kritiseeriti sellepärast, et ta oli loomult nagu alajuhitav ja kuidagi steriilne ja kõik sellised asjad. Aga Huracan oma tootmise jooksul, mis oli siis 10 aastat umbes, eks ju, ta nagu tohutult palju küpses. Ja kui ma sõitsin siis, jah, eks ju, ma sõitsin Huracan STO-ga, ma sõitsin Huracan Sterratoga, see oli siis Master Huracan, aga ma sõitsin ka Teknikaga, mis oli siis selline, justkui nagu tavaline Huracan, aga tagaveoga. Ja võt selle auto puhul ma mõtlen, et jube äge auto, selline mõnus, väga hästi tasakaalus oma omaduste poolest ja miks ma kõike seda mõtlesin, ongi just nimelt see, et Temerario nautimiseks nagu päriselus on see aken on palju kitsam, eks ole. No mind huvitab see osa siis, kuidas ta nagu teilina siis oleks? Vabandust, iga päev, selles mitte iga päeva autona, vaid see niisama sõites, jah, et sul ei ole täna isegi plaanis seda lasta piirajasse, vaid lähed hommikul tööl, õhtul sõidad Tartusse. Ma olen, eks ju, sõitnud ka mõne vana superautoga, meil on käsikast ja sellised asjad, et minu üldine arvamus on see, et kõik uuema aja superautod, millel on labadega käiguvahetus ja nii edasi, on üldiselt tegelikult nagu suht lihtsasti niisama sõidetavad. Mitte lihtsalt, mitte tüüt, kas ta nagu, kas see mootori heli niimoodi tava, et kas ta on mingi, on tal mingi drone seal sees, jällegi ingliskeelne sõna, see kumin või nagu niimoodi, et sa oled kohale jõudes väsinud. Ma ütlen, kui siin oli suvel see superautode kogunemine Pärnus, ma rääkisin seal hästi paljude erinevate omanikega, üks ütles, siis ta oli vist Vantage'i, Aston Martin Vantage'i kohta, et jube auto, kõik rääkis, mis ta selle kaudrus teinud on, ja ta ütles, lihtsalt kohutav maanteel sõita, see nagu see heli ja see jäikus ja see, ühesõnaga see on nii väsitav, et ta ei ole hea. Temeraria kohta ma kindlasti niimoodi ei ütleks, see mootori noot on nõme. Ütleme ausalt, et pärast ma kirjutasin selle loosse ka sisse, mis on siis Äripäevast leitav, et fotograaf Liis ütles ka, et ja see kuidagi kõlas nii hästi kokkuvõtvana, et ma kirjutasin selle loo lõppu ka, et ta ütles mulle, et sa ütlesid päeva jooksul 2 asja umbes 10 korda. Seda, et see on sitaks kiire ja seda, et mootori hääl on õudne. ongi, eks ju, et see kiiruse jutt hakkas siis pärast seda, kui ma sain seda proovida. See mootori melan, ta nagu natuke kriibib kõrva, kui see mootor töötab, et just nimelt see mingisugune nagu klõbinane hääl, eks ju, mis Lambo mootor see siuke on. Aga üldiselt on ta niisama sõitmiseks tegelikult üllatavalt altsas. Revuelto, millega ma olen samuti sõitnud, oli, Revuelto kohta üleüldse öeldakse, et see on ebalambulikult viimistletud ja juhisõbralik, millele ma kirjutan 2 käega alla, täpselt see on minu emotsioon ka. Nüüd, Temerario on natuke tahumatum. Näiteks ka niisugune asi, ja see oli üks esimesi asju, mida ma märkasin, siis kui me sealt paari linna Lamborghini esindusest minema sõitsime, ma pidin paar niisugust järsemat tänavapööret tegema, et kui sa keerad rooli lõpuni välja, siis esisillas kostub siuke kaeblik tonksumine ja see rool ka nagu natuke tonksub sul käes. See on siuke konstruktsioonile eripära nähtavasti. Siis see, et kui Revuelto valikulised kergemad supportistmed olid väga mugavad, siis Temerario iste on tehtud Lambo vanade heade traditsioonide järgi sama mugav nagu mingi keerdusvõrkkiik või midagi niisugust. Ja muide ennist, kui oli juttu sellest, et kuidas selle SC-s sul see autokaaslane niheles, siis see oli see asi, et need kõvemad sportistmed selles Temerarios mina ka päev otsa nihelesin ja mul ikkagi nagu õhtuks oli alaselg suhteliselt kange. Et võib-olla, ma ei tea, ma ei ole saanud neid nii-öelda pehmemaid istmeid proovida, eks ju. Aga üldiselt nagu jah, et see inseneritehniliselt tipptasemel V8 mootor täiesti taltsas, käigukast täiesti taltsas, see ei ole ka Lamborghinidel alati niimoodi olnud, mäletame neid ASM-kaste, mis siis kõiki neid Aventadore iseloomustas. Aga ei, välja näeb madala auto kohta täitsa normaalselt, nagu ma ennist mainisin, ruumi on, nina osast leiab täiesti arvestatava pagasiruumi, tegelikult täiesti sõidetav.
vedrustus ka, et tal on siis aktiivselt juhitavad amortisaatorid, no loomulikult tegu ei ole, ma ei tea, Range Roveriga, eks ju, aga et täiesti talutav, et kokkuvõttes jah, nii Revuelto kui ka Temerario on igapäevaselt sõidetavad autod ses mõttes. Okei. Meenus, mida me rääkinud GT3 SC puhul on see, et tal on ka, tagaistmeid sellele ei saa, GT3 tuuringule põhimõtteliselt on võimalik saada põhimõtteliselt laste vedamiseks. See rääkis ühe kliendi kogemust, kes nagu eelmisele GT3-le vist ei saanud tagaistmeid ja nüüd sai, ja mingi tüüp ütles, et ta on põhimõtteliselt nagu sõidab 6000 kilomeetrit rohkem, sellepärast, et kõik need sõidud, kus hommikul pead lapse lasteaeda, sa saad minna oma GT3-ga, mida sa varem nagu pidid eraldi sõitma minema. Aga sel kabrioletil ei saa tagaistet, aga see tähendab seda, et sul on istmete taga tohutu ruum nagu pagasid, täpselt kas võtame see lennuki, käsipagas või on sul portfell, spordikott, golfikott, kõik läheb ilusti sinna taha. Ja nüüd nad lisasid lisavarustusse, sinna saab panna ka 80-liitrise sellise kasti, muidugi ultrakerge, mis on lukus, ta saad sinna panna sisse asju, näiteks täpselt panedki oma arvutikoti, et ta käib lukku, et sealt ei saa keegi kohe seda niimoodi ära võtta. Ja ees on ka muidugi see kapoti all, et jällegi, väga praktiline. Kuule, aga võtame ette siis sinu need 12 Lambot kiirelt, sa oled nii palju neid siin mitut juba maininud, 12 suurus, 11 suurus SE, nendel ei peatu, uurus SE läks, selles mõttes tegi võimsusosas kõva edasimineku, sest muutus pistikhybriidiks. Ma küsin ainult niimoodi, et kui sa oled uurus SE-ga sõitnud, ja just avalikustati uurus SE Performante, mis seal kõik, see oli nii peenpressid, väga huvitav oli isegi lugeda vahelduseks. Muidugi oli seal ülivõrdeid, aga seal oli ikkagi toodud see, mida on kõik väljalaskesüsteemiga tehtud ja mis hertse ja resonaatoreid ja... Ma ei viitsingi lugeda, aga nüüd tundub, et peame vist lugema. Loe läbi. Ma lasin teha, ma kasutan tehisaroint 9 asjaks ja see on pressiteadet inimlikuks tegemine, et ma saaks esiteks üles panna ja teiseks neid ka ise lugeda ilma, et seal oleks seda oksendatud seda nagu most awesome asju. Ja oli huvitav jah, et mida on kõiki tehtud. Kas tunned, et nagu Performante võiks olla midagi, mida sa ootad, et nagu, ma ei tea, kas saab uurust paremaks või kiiremaks või? Ma ütlen kõigepealt seda, et pistikhybriid uurus on minu silmis kindlasti parem auto kui see... Ma isegi natuke imestan, aga me ikkagi natuke siis püsime siin uurust juures, miks siis, sest et... Ja see on väga õigustatud küsimus. Võiks arvata, et pistikhybriidsus, mis siis tähendab ju teadupärast seda, et auto liigub linnaoludes eriti, eks ju, elektriga ja ta liigub, tal on ikkagi mingi 50-60 kilti, Teine asi on see, et uurus SE on samasugune pistik, nagu on Revuelto ja Temerario selles tähenduses, et ta laeb ennast sõidu jälle uuesti täis, selle väikese aku, mis ta mingi Temerario ja Revuelto saad panna, aga sul ei ole nagu otseselt vajadust, sul on selline recharge režiim. Kõikidel pistikhybriididel on see, et sa võid panna ju ainult bensuka peale, siis ta laeb, või vähemalt paljudel tavaautodel on see, et sa võid laadida oma aku täis, selleks, et kui sa jõuad siis oma neighborhoodi ja siis... Just, seal on lihtsalt see vahe, et paljudel teistel autodel see aku, see sõiduaku on suurem ja siis ta ei jõua nagu sõiduga nagu päris, eks ju, ta paneb mingi vurtsu sisse sinna natukene, eks ju, nii. Lambo puhul see aku on väiksem ja tegelikult ta pika peal laeb ennast nagu täitsa täis. Võiks arvata, et see pistikhybriidsus ja elektriga suhisemine ei sobi uurusele mitte üks teps, sest see on kõige rohkem selline vaata mind auto nagu üleüldse, eks. Aga tuleb välja, et sobib. Minu kogemus vähemalt ütleb, et sobib. Ja see erinevus ongi selles, et uurus SE roolis ma kogesin midagi niisugust, mida ma esimese uuruse roolis mitte sekundikski ei kogenud, tsiviliseeritust. Sa võid tunda ennast enam-vähem normaalse inimesena. Okay. Ja samas, eks ju, tal on jäetud kogu see V8 mootor alles, tal ei ole mingit V6 pandud või midagi niisugust, eks ju. Ja see tähendab seda, et kui on siis natukene lagedam koht, kus saab loomamoodi käituda, siis sa panedki, eks ju, sportrežiimi. Corsa on ka, jah, aga see Corsa on, ütleme, tänaval, aga tühjal teel lustimiseks võib-olla sport on nagu paljus mõttes parem, eks ju. Et siis on jälle kogu see V8 mölin ja kogu see niisugune värk, et ja eks ju, loomult siis tagaveoline rohkem ja nii edasi. Et lihtsalt ta avardas nagu selle uuruse oskuste paletti minu jaoks nagu nii palju. Ja nüüd see Performante võtab sealt natuke seda tsiviliseeritust jälle ära, et sai liiga palju. Jah, just, et kuidagi vaatas, et see on süük auto, mis võib mõnikord isegi särgiviiget pidi selga panna midagi. Nii, 10. kohal on Huracan Evo Spider, ütlen siis kohe ära, et tõenäoliselt tegemist vedela ja läbipainduva autoga, sest et on lahtine. Või? Jah,
kõige raskem ja kõige nõmedama nelikveosüsteemiga, mis Huracanile pakuti ja lisaks kuna tal oli teistsugune nelikveosüsteem siis kui tavalisel Huracanil või? Jah, tal oli siis nüüd see süsteem, mis kui ma ei eksi on nagu algusest peale Huracanidel on elektrooniline difrilukk ees näiteks. Okay. Ja noh, eks ju siis see oligi tunda ja teine, üks asi veel, et kuna katuse mehhanism tuli ära mahutada, siis sõitjate ruum sai 20 centimeetrit lühem nii lausa. Ja mina ei mahu sellesse lihtsalt ära ja tegelikult kui sa vaatad Tallinnaski, eks ju, paar tükki on ikka mingitel aegadel sõitnud, siis see näeb veits nagu siuke parbi auto välja selles mõttes, et see juht on ikkagi päris kõrgel selles autos, sest noh, ta ongi, et sa pead olema pisike mees, et sinna mugavalt ära mahtuda. No okei, ühesõnaga tegelikult see auto on loodud kupeeks ja siis sellest üritatakse teha nagu avaautot, aga lihtsalt ja selle tegemine võtab, nii palju tuleb kompromisse teha. Veel üks põhjus, miks ma SC-ga oleksin iseenesest tahtnud sõita, ma usun, et see võib ollagi täpselt see avaauto, mille puhul sa seda kerejäikuse vahet ei tunne. Aga selle auto puhul ikkagi reaalselt tunned ja mul ei ole nende lahtiste sportautodega just liiga palju kogemusi, aga need, mis mul on, ütleme niimoodi, et ma usun seda, et kerejäikuse vahet ei tunne siis, kui ma tunnen, et ei tunne. Okei. Issand, ma nii loodan, et sa siis saad selle SC-d mingi hetk proovida. Nii, 9. Temerario, rääksime 8. Huracan Technica. Kas see on nüüd see tagapealine versioon? Jep. Ja see on auto, mille... Ja alles 8. Ja see rohkem peegeldab seda, et... Peegeldab seda, mis sealt eespool tuleb, ma tean küll. Just nimelt, et... Aga selle autoroolis ma olen teinud oma elu, senise elu häägedama sõidu ka. Ma ei tea, kas me ühesõnaga... Need kiired sõidud. Nii, 7. Murcielago LP654 Roadster. Kõige vaieldavaam paigutus, sellepärast, et Murcielago on väga paljude autoriteetide arvates vaata, et kõige parem segu vanakoolisusest ja moodsusest üldse. Ma sain selle autoga lühidalt sõita ja võib-olla selle taha jäigi, aga küll aga, kui sa rääksid sellist ennem, et SC-s katus maas ikkagi see heli oli teistmoodi, siis selles autos ka, et seal Murcielago oli siis viimane põlvkond, mis sai selle legendaarse Pizzarini V12 mootori veel ja kõige parema häälega Lambo, millega ma sõitnud olen täitsa vaieldamatult. Neid Pizzarini mootoriga Lambosid on veel, aga võt ongi, väljalaskes on mingid erinevused, mootorisetungites on mingisugused erinevused, hääle poolest ikka absoluutne lagi. 6. Aventador SVG, siis SV Jota. Super Veloce Jota, või siis eesti keeles sitaks vänge juurikas. Ja, ühesõnaga Aventadori kõige rajum versioon, lõpuversioon. Kaalusin pikalt, kas panna Aventador ettepoole Murcielagost või mitte, läks lõpuks niimoodi. Selle auto puhul, ta on tegelikult tehniliselt, insenertehniliselt on peenem auto, kui võib-olla Aventadorist ootaks. Aga asi, mis mind selle auto juures ikkagi pelutaks ja põhjus, miks ma seda autot näiteks iseendale ei tahaks, ka siis, kui võimalus oleks, on ikkagi see pagana ühe siduriga robotkast. Selle auto puhul on niimoodi, et need käiguvahetused on rajumas režiimis nii jõhkrad, et kui sa ei teaks paremini, siis võiks arvata, et auto on katki ja teiseks see tundub nagu nii raiskav. Vaata, kui keegi sõidab manuaalkastiga autoga, teeb oma nii-öelda, ma joonistan jutumärk, sportkäiguvahetusi niimoodi, et sul käib nagu pea tuuleklaasi, see ei ole tegelikult efektiivne, see vend ei oska tegelikult kiiresti käiku vahetada. Ja selle auto kasti puhul, tähendab, kogemus on äge tunda, et kui brutaalne võib üks kast olla, aga tegelikult täiesti mõttetu. Okei, muidugi Lamborghinide puhul siin, kuna neid toodetakse alati suhteliselt pikalt ja räägid siis Temerariost, et me teame ju, 2004, kui Gallardo või 2003 välja tuli, siis seda mingit esimest aastat ei soovitud üldse osta. See on nagu mitte lihtsalt see, et ta on kehvem kui natuke järgmised, vaid see esimese aasta või pooleteise mudelid pidid olema ikkagi nagu eepiliselt halvad. Ja pärast seda, et Lamborghini kogu aeg nagu arendab ja ega Aventador alguses ju need kurud, keda me sinuga kuulame, ei saanud ka sugugi kiita, et ta oli esimene Aventador tegelikult, ma arvan, et tervikuna on kõigist V12 Lambo mudelipõlvkondadest kõige rohkem siukene,
kuidas ma vastu pead saanud ja saanud nagu asja eest ka, ma arvan, et kõige rohkem niisugune, see oli see periood, kus võib-olla Lamborghini tervikuna nagu sellise poosetamise juurde nagu kaldus liiga palju ja kõik muu selline jäi nagu veidi tahaplaanile ja Aventador tegelikult on jah see auto, mis kõike seda peegeldab ka. Et nad lõpuks, ma ütlen, selle SVJ-iga võib-olla isegi natuke varem said juba nagu enam-vähem jaole, et huvitav, mis Temerario, näiteks 5 aasta pärast, et mingid versioonid Temerariost, et mis just... Huracan küpses tohutult palju, et need lõpuotsa Huracanid ja see on jällegi laiem siukene arvamus on see, et need on väga-väga mõnusad autod, mida kunagi võib-olla hakatakse isegi kõrgemalt hindama kui praegu. Kas nüüd Temerario samavõrd areneb, ma isegi nagu arvaks, et areneb ja tegelikult seda ma ütlen täitsa siiralt, mitte kuidagi, et ma kuidagi tahaks pehmendada seda, mis ma ennist rääkisin, aga tegelikult selles autos nagu potentsiaal on selgelt olemas. Mille Audi ära kasutab Nuvolariga? Võib-olla. Kolme asja oleks nagu vaja parandada enne kõike Temerario juures. Üks on mootori hääl, üllatus, midagi tuleks sellega ette võtta. Teine asi, et kui kuidagi saaks selle auto päriselt kergemaks. Ja kolmandaks, mida ma veel ei maininud, on see, et paraku ka selle Lambo roolitunnetus ei ole midagi erilist. On natukene liiga kerge, natukene liiga tundetu. Kui seda maagiat saaks sellesse roolitunnetusse juurde, siis see oleks ka nagu suur asi. Ja. 5 kindlasti minul, ilma ühegagi sõitmata Huracan Sterrato, sest et ta on selline ralliauto maastikule. Üks nüüd mul pärast seda, kui ma selle GT3 sain sõita, nüüd mul ikkagi on saaks kuskil ikkagi selle Dakarile ka küüned taha. Et ma tahaks seda Dakari proovida. Ja mina tahaksin Dakari proovida täpselt sel põhjusel, et ma olen Sterratot proovida saanud. Üllatavalt muhe auto. Võiks arvata, et see on selline nagu ülim poosetajate auto ja et rikuti lihtsalt üks beebi superauto ära. Aga selle auto clearance ma peast ütlen on kas äkki 14,4 sentimeetrit. Et ilmselgelt ei ole tegu mingisuguse linnamaastoriga. Ja teiseks, ta teeb väga lihtsat asja. Ta võtab sellise autoga sõitmisest selle mure ära. Et kui on nagu natukenegi kehvem tee, mina sõitsin sellega näiteks Emilia Romagna maakonnas ehk siis seal samas mootorite oru piirkonnas, siis seal on täpselt samasugused veidi lohku vajunud ja kaldu vajunud asfaltteed, siuksed kõrvalteed nagu meilgi. Ja seal ka siis natukene tugevdatud küljekarbid ja põhjakaitse ja kõik see võttis nagu ära selle, et kui sa mainisid eespoole, et keegi nagu tänu oma GT3 tagaistmetele kasutab seda autot mitu tuhat kilomeetrit aastas rohkem, siis Sterrato idee poolest võiks olla täpselt see, et tänu sellele, et see auto ka ei karda mingisuguseid madalamaid äärekivisid ja asju, sa nagu päriselt sõidad sellega rohkem. Üks jälle rubriisteks, kui minul oleks siis nagu, kui tuli Dakar välja, ma olen nii palju lugenud nagu seda arvamusi podcastis, jälle täpselt, poosetamises keegi ei lähe nagu nii sellega ja maastik nagu absoluutselt lähevad ja mina absoluutselt läheks sellest ratoga nagu mitte selles mõttes, mitte off-roadi sõitma, aga põhimõtteliselt kruusateed, mingid nagu sellised põlluvaheteed, kus jah, ei ole niimoodi, et sa tead, et ta lööb sul ikkagi põhja, vaid see, nagu fuck it, et ma saan, ma kindlasti kasutaks seda väga sihtotstarbeliselt. Ja siinkohal võib vastu küsida, et kui paljud nendest mitte maasturdatust autodest siis päriselt ringrajal käib. Ja, just, et see minust on geniaalne, et Sterrato tehti, et Dakar tehti ja ma ausalt öeldes siis, kui Sterrato välja tuli ja Dakar tuli ju suhteliselt sarnasel ajal, ma nagu kuidagi arvasin, et äkki neid tõstetud superautosid ja sportautosid hakkab nagu riburadamisi olema. Et seda ei ole juhtunud. Räägiti, et Mustang nagu midagi kuskil küpsetab, aga siiamaani ei ole veel välja tulnud. 4. Revuelto. Väga hästi tasakaalus auto. Nagu ma mainisin ennist, ebalambolikult viimistletud ja juhisõbralik, see seda autot iseloomustabki. Ta on hea igal kiirusel, aga mis minu jaoks selle auto kõige nõrgem külg on? Tähendab, Lambo väärib absoluutselt aplausi selle eest, et ta jättis vabalt hingava V12 mootori oma pistikhübriidil alles. See teeb selle auto selleks, et temas on olemas see, mis Temerarios on kaduma läinud, eks ole. Ainus asi, mida ma selle auto puhul ette heidaksin ja võib-olla see mõne järgneva versiooniga, näiteks Revuelto S-iga või mis iganes nime see kannab, ta on niisama sõites liigagi ontlik. Ta mõjub natukene nagu Volkswagen Golf selles tähenduses. Et kui nüüd sellisesse rahulikult niisama sõitmisesse nagu mingit maagiat saaks veel juurde süstida, siis see oleks ausalt öeldes ka üks väheseid aspekte või viise, kuidas see auto kuidagi veel paremaks teha. 3. on Huracan STO, ehk siis Huracani siis kõige
kõige ringiraja suunitlusem auto. mis on siis GT3 RS või päris RS ei ole, tavaline GT3? See on selline nagu nipiga asi, et võiks arvata, et jah, et kuna ta on, eks ju, hästi kergeks aetud ja mis kõik veel, et see ongi nagu selline auto, kus sellised numbrilised näitajad on kõige tähtsamad, tegelikult ei ole. Ja seda väga lihtsal põhjusel, juba siis, kui Huracan STO välja tuli, oli absoluutsete ringirekordite löömiseks ja kõige vägevamate numbrite saamiseks mingisugust elektrituge vaja. Või vähemalt turbosid vaja. Tal ei ole kumbagi. Ja see ongi niisugune auto, kus sa seda minu ühte lemmikmootorit, Lambo V10 mootorid, sageli räägitakse V8-st ja V12-st ja üks on ühtepidi maailma parim ja teine teistpidi maailma parim, ma ütleks, et V10 on veidi üle vaadatud. V10 huilgamine kõrgetel pööretel on ikkagi ülilahe ja see on selle mootori puhul täpselt nii ja STO on siis nüüd see auto, kus sa nimelt seda mootorit kõige ehedamal ja vähem filtristatud kujul nagu koged. See on kindlasti niisugune auto, mis ei ole kõigi jaoks, ma arvan, et näiteks sina vihkaksid seda autot suhteliselt, sest ta on olude suhtes tundlik, ta on intensiivne, ta on kahtlemata väsitav, aga just nimelt see, ma ei teagi, kuidas seda kokku võtta, jah, sa tajud seda mootorit iga keharakuga ja samas ta on siis selline, ta on tagaveoline, ta on veidi äkiline, ta on väga hea roolitunnetusega, ta on väga hea sissekeeramisega, pidurid toimivad soojast peast täiesti imeliselt, käiguvahetused käivad, kõik käib selles autos teiste Huracanidega võrreldes nagu agressiivsemalt ja ka sellise kaasahaarava agressiivsusega. Et ta ei ole nagu see eespool mainitud Aventadori ühesiduriline robotkast, mis tahab sind iga kord autost välja visata või midagi niisugust, et ta on just nagu täpselt see paras, et selline auto, et kui ma sellele mõtlen ja sellele sõidukogemusel, mis mul oli, ma sõitsin sellega vihmamärjal kurvilisel kõrvalteel, palju selliseid kolmanda käiguga jõulibisemisi, äge, väga äge. Aga kui sa ostsid omale STO sellepärast, et ta oli valiku kõige erilisem ja kallim, aga sa tegelikult seda ei kasuta sihtotstarbeliselt, siis sa kahetsed seda ilmselt ja see on kindlasti, ma ei tea, selline valusalt. Auto, mida võrrelda näiteks mõnes mõttes nagu Caterhamiga näiteks on ju. Et see on selline auto, mida sa ei kasuta iga kord, aga selle autoga sõitma minek on nagu iseenesest sündmus juba on ju. Teine koht, Diablo VT 6.0 SE, see on vist ainuke Diablo, eks millega sõitnud oled, aga ma saan aru, et see oli viimane Diablo? See konkreetne auto, millega me sõitsime, on absoluutselt kõige viimane Diablo, mis on toodetud, kui me nüüd ei arvesta siis seda Countach oli see uus versioon, mille nad tootsid, jah. Ma kogu aeg on sassi sellepärast, et sellel uus versioonil ei ole klapptulesid ja siis ta minu jaoks automaatselt Diablo nägu ja ma kogu aeg arvan, et nad tegid Diablo. Ühesõnaga, maailma kõige viimane Diablo, mis on toodetud, tavaliselt seda näidatakse seal Sant Agata tehase muuseumis, selline kuldset värvi auto. Väga ilusad teletaial väljad. Ja tähendab, Diablo puhul siin tuleb rääkida natukene ealisest isärasusest siis selles mõttes, et kui mina olin õrnas eas poiss, siis oli Diablo üks nendest autodest sarnaselt näiteks, ma ei tea, Evo 6 Tommy Mäkinen Editioni või ka R129 Mersuga, mis olid siis nagu need kõige ägedamad autod, eks ju. Et juba selle auto kohalolu mõjus mulle. Ja sa tead ise väga hästi, Tarmo, et auto võib pildi peal ja päriselus nagu mõjuda väga erinevalt. Diablo puhul oli nagu see tõmme juba sealt, eks ju. Aga nüüd me jõuame jälle selleni, et Lamborghini mudelid arenevad oma tootmise jooksul tohutult palju ja Diablo, kui ta välja tuli, siis ta oli ju põhimõtteliselt uue kerega Countachi, lõpuversiooni Countach, meil oli uus kere peale pandud, kunagi ma lugesin kuskilt, et isegi vedrustuse häälestust ei muudetud, olgugi et kaal jaotus autol erinevat moodi ja mass oli teine, see võis päris huvitav olla tagaveolisena. Aga et see oli nüüd siis see auto, see 6-liitrine SE mudel, just see 6 liitrit on see kõige tähtsam, et selleks hetkeks oli Lamborghini juba läinud Audi kätesse. Ja kui Murcielago oli siis see esimene mudelipõlvkond, mis Audi ajal nagu välja töötati, siis Diablo puhul väidetavasti olla juba nagu seda Audi mõju tunda, selles mõttes siis, et see auto on natukene küpsem, natukene paremini tehtud. Ja mis ma siis oskan öelda, kui sa sõidad manuaalkastiga vana superautoga, siis iga paigaltvõtt, iga käiguvahetus, kõik sellised asjad on sündmused, sest seal on avatud kulissiga käigukang ja Diablo puhul ma arvan, et see käiguvahetuse kvaliteet ja elamus oligi kindlasti üks nagu ägedamaid asju, et see on kõige ägedama tundega
käsikast. Aga oli keeruline ka või? Vaata ei olnud väga keeruline. 6-liitrine mootor ta ikkagi veab madalalt juba nagu üsna jõuliselt. See auto on võimalik välja suretada, ta ei ole kindlasti niisugune, et lased nagu ma ei tea, vanal Toyota Hiace diiselbussil, et lased siduri üles, ükskõik kuidas lased ikka ta läheb paigalt ära, eks ju. Aga teistpidi, vaat see oligi nagu erinev, et see Diablo ei olnud nii hirmutav üldse, nagu võib-olla mingisugustest vanadest halva kvaliteediga videotest kuulates nagu võiks nagu arvata, eks ju. Et küll aga oli see, et nagu ma ütlesin, et see auto oli igal kiirusel ja igas sõiduelemendis nagu elamus, tänu sellele käiguvahetusele juba. Tänu sellele häälele, jällegi Pizzariini V12 ja kõik siuksed asjad, eks ju. Aga just nimelt see käiguvahetuse tunne, et avatud kuliss ja siis tal on keskel niisugune raskem koht, mis tähendab seda, et see käiguvahetus jaotub nagu põhimõtteliselt 2 faasiks, üks on nagu vana käigu väljatulek ja teine on järgmise käigu sisse minek ja siis klõks. Ja see nagu päriselt on nii äge ja nii hea, nagu ma ei tea, vaatad Miami Vice'i kuskilt ja siis seal Don Johnson vahendab midagi niisugust. Aga on kiire ja brutaalne ka või? Või? Ta on, me räägime ühest autost veel, kus on veel rohkem võimendatud, eks ju, aga ta on kõik need emotsioonid, see, et kui sa siis paned selle, lased pööred üles, et nagu, kas see kõik on selline? Tead, ta on nagu selline, ta ei ole niivõrd nagu kiiruslikult mõjuv, aga ta on sulle nagu visceraalselt mõjuv. Et sa tunned nagu keharakuga seda mootori vibratsiooni, sa kuuled kõrvadega seda heli, see autoga, eks ju, sees istudes ta on rohkem nagu see vana Itaalia, kõik on mingisugust väga ilusti nahatatud, aga väga halvasti istuva mingisuguse paneeliga, eks ju, mingi niisugune asi, et ta on nagu see, inglise keeles öeldakse see sense of occasion, eks ju. Kiiruse mõttes ta tegelikult ei ole väga eriline, aga samas jällegi vana superautoga, eriti käsikastiga, see kiirendus võib olla sekundites lahjem, aga ta on kõigi teiste meelte poolest nagu siis kuidagi intensiivsem ja kuidagi nagu kaasahaaravam. No ja esimene koht Countach 25. aastapäeva auto, mis on juba ikkagi väga selline spoiler, nagu natuke sükene, õelalt öeldes nagu sükene demotuuningut saanud, hästi laiad sellised diivad ja kõik. Need 2 esimest mõlemad V12, mõlemad manuaal, mõlemad vanad, mõlemad meil plakati autod, et kui palju nüüd seal seda nagu siis nostalgiat või oli see nüüd see, et never, kuidas ära kunagi sõida oma unistustega või kohta oma nende unistustega ja sina kohtusid ja see osutus nagu heaks kogemuseks ja tänu sellele nad ongi niimoodi ees. See osutus täiesti heaks kogemuseks. Tähendab, aga see ongi nagu veider kakofoonia, eks ju, et objektiivselt võttes Countach on täiesti kohutav auto. Õudne auto, nagu objektiivselt võttes. Aga see on, kuidas, tähendab, toome siis, võrdleme kõigepealt Diabloga. Kui ma Diablo kohta ütlesin, aga veel kord ma rõhutan, et see oli siis see kõige viimane Diablo versioon, et kui see oli palju sõbralikum ja andestavam kui mingisugustest vanadest asjadest loetuna võiks arvata, siis Countach oli täpselt nii kohutav, nagu kuskilt lugeda või kuulata saab. Kõik see, et sa mitte midagi välja ei näe, kõik see, et sidur ja käigukang liiguvad kohutava raskusega, kõik see vastab täiesti tõele. Ja ometigi, eks ju, jällegi pigem lõpuotsa auto. Ka see auto on kõige viimane Countach, mis toodeti, mis võeti ka muuseumist välja, et meile sõita anda. Aga siinkohal tuleb nagu aru saada ühest asjast ja see on väga oluline moment kogu selle Countachi elamuse mõistmise juures, et see auto ei ole nii sama asjata, nii toores ja brutaalne, vaid too aeg, kui seda autot välja töötati, siis ei olnudki nagu võimalik, et keskmisest 4-kandilisest tänavasõida autost mitu korda võimsam ja kiirem ja mis kõik veel auto suudaks tänavasõite taluda. Miks see on nüüd tähtis rõhutada, on see, et see tähendab seda, et see auto kogu oma brutaalsuses on kohutavalt ehe. Ta on üle mõistuse ehe. Ja siin on nagu nüüd see moment, et ma ei tea, Tarmo, mis oli esimene auto, millega sina päriselt nagu ise sõitsid selles mõttes, et lasid siduri üles, sõitsid, keerasid rooli, vahetasid käiku? Ja 01, ei, see võis olla Mosse Pirukas või 01 või midagi sellist. Minul oli see minu isa V123 Mercedes. Okay. Me oleme natukene vanuse vahe. Meil on 8-9 aastat vanuse vahet, eks ju. Nii. Aga nüüd, miks ma seda küsin, on see, et sa ilmselt mäletad ka nagu selle auto puhul seda mehaanilist tunnet. Eks? Mina mäletan enda isa Mersust samamoodi. Nüüd, Countach on täpselt see sama mehaaniline auto, aga nüüd proovi lihtsalt nagu ette kujutada, et aga see on 10 korda testosteroonisem. Ehk siis kõik need asjad, mida sa
mida sa esimest korda autoga sõites niimoodi üles noppisid ja see, mis sind nagu autosõidu juures jäägitult võlust, sa olid nagu, mina olin vähemalt nagu see lost cause, eks ju. Siis kõik need asjad on seal, aga nad on meeletult võimendatud. Ja ka näiteks ütleme sirge tee peal, sellel autol, sellel Countachil on 455 hobujõudu. Ma sõitsin sellega üks hetk ka umbes 180-ga. No see polnud tähtis, et kui ma sõitsin selle autoga ja ma kiirendasin, siis see kiirenduse moment ise, et tänapäevases mõistes ei olnud midagi erilist. Aga see oli kohutavalt mehaaniline elamus. Kõik see, et eks ju, mis on 6 karburaatoriga mootor, eks ju, Weberi karburaatoriga mootor, kõik see, need vibratsioonid, ka lõhnad selles autos, eks ju. Et see lihtsalt on niisugune asi, et see viibki su selles mõttes nagu lapsepõlve tagasi, et see paneb sul kõik need haigusnähud lõõmama, et kõik need asjad, mis sa nagu meeleliselt niimoodi üles korjasid, kui sa sellesse autojuhtimise tõppe nagu nakatusid, siis see paneb kõik sul lõõmama, eks ju. Aga seda siis jah, nagu ma siin juba kordan ennast, eks ju, mingisugune 10 korda testosteroonisemal tasemel, see on eluäge kogemus. Ja mis veel lihtsalt selline huvitav fakt, et Countach mõjub pildi peal tänu oma sellisele madalale profiilile hästi suure autona. Ta on 4,14 meetrit pikk, mis on täpi pealt sama, mis on uus Škoda Fabia. et väike auto ta on tegelikult ikka väga väike auto, aga ja loomulikult selline auto, et see ei ole see auto, et ma siin pidamise piiril mingisugune balansseerin sellega, ta on selle jaoks selgelt liiga inertne ja kõik siuksed asjad, et see siis on siukene auto, et tahab sellist mõõdetud sõitu, õigele poole piiri jäämist, aga see on tal Diabloga nagu ühine, et ta sisendab sinusse otsustuskindlust või nagu sellist otsustavust, sest see auto on niisugune, et kas või see sama käiguvahetus, ta tahab seda, et sa paned esimestest sentimeetritest nagu sellise jõu taha. See ei ole selline auto, et ma siin nüüd vaatan, et kas ta tahab seda käiku vahetada, sa annad talle käskluse, sa lülitad järgmise käigu, eks ju. Ja ta tahab nagu kõikide liigutuste puhul seda niisugust otsustavust ja selles on midagi nagu ürkset, et see on midagi niisugust, et ma arvan, et see nagu ikkagi, võib-olla see on see, et miks eriti vanasti nagu seostati auto huviga nagu meeste asjaga, et see ikkagi paneb mingisuguse teatava nagu mehisuse sinus kuidagi niimoodi ka lõõmama, see oli ikka täiesti võimas auto ja ta on kohutav auto, ta on täiesti kohutav auto, aga pagan võtaks küll, oli ikka ägena. No võt, saime ülevaate, et kui mul meeldib tahate Lamborghinit osta, siis kuulaks saada üle, mingi lugege Karli Lambode top on üleval ka Äripäevas, on olemas ka Temerario ja kõik need lood ka põhjalikumalt, eeldan, et seal top 10 loos ilusti lingitatuna. On. Just, et minu arust hästi praktiline saade sai, hästi pikk sai ka. Tänud, et meile seda oma aega kulutasid ja kuuleme jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.